on noored talvega. Noored on talves. Just. Et siis suur grupp noori koos ja ühist eesmärki ei olegi? No talv ongi eesmärk, et nad saaksid olla talves ja noored ja ühes koos. Aha, aga mis see oikumeeniline tähendab? No see on üks selline väga vahva sõna. See on oiku ja meeniline. Ja kui nüüd see siis kokku panna, saabki oikumeeniline. Ja see on üks selline tähtis sõna, millest peaks üldiselt kõik aru saama. Ma arvan, et kogu Eestimaa mõistab seda mõistab isegi, ma arvan, tegelikult terve maailm. Ja selle tähtsus on väga suur, see sõna tähtsus. No, ma arvan, poleks pidanud seda üritust nii keerulise sõnaga nagu pärjama. Või noh, eks ole. Aga on siin midagi skandaalset ka juhtunud juba? No, aga loomulikult, kui oiku on kohal ja meene on kohal, siis tegelikult on alati skandaal ka. Sellepärast, et kui see kaks asja kokku panna, siis juhtub midagi. Aga täpsemalt ei taha rääkida? No ma jätaks selle enda teada ja ma arvan, et mõningad meie hulgas on seda ka kogenud ja tundnud. Ja ma arvan, et kui te meiega ühinete, siis kindlasti saate teada. Ühesõnaga rahvas jääb skandaalist ilma. Aga mõni tuntud külaline ka tuleb? Või on? Jah, esmalt ma mainiksin iseennast ja ma arvan, et kindlasti tuleb ka televisioon kohale, nagu te siin isegi aru saate vast. Ja ma arvan, et presidenti me siia ei oota, sellepärast, et lihtsalt, me oleme ise ka piisavalt head. Aga ma siis küsin uuesti, kas mõni tuntud külaline või siis bänd esinema ka tuleb? No keda te mõtlete selle all? No, näiteks Hendrik Salsaller või Tanel Padar. Väga põnev oleks. Ei, neid mina ei tunne. Ma tean, et üks väga kuulus bänd Messenger tuleb ja täna esines muuseas. Võib-olla te ei olnud kuulnud seda, aga ta esines. Tõepoolest, me saime tema. See oli Reunitet. Jah. Ei tea, ei ole kuulnud, aga see on teil esimene kord siin või üritus? Ei, see on ikka pika ajalooga. Väga pika ajalooga. No, ma ei tea, kui vana teie nüüd olete, aga kindlasti see jääb võib-olla teie sellisesse lapsepõlve isegi see aeg, kui meie alustasime. Ja noh, vast ikka 10 aastat tuleb ära. Vägev. Aga et need noored tulevad siia kokku, aga mida nad siin siis teevad? No, näete, esmalt nad istuvad. Siis vahetevahel nad tõusevad püsti. Ja vahel isegi nad tõusevad maast natukene kõrgemalt. Kuidas see toimub? Kas seda filmida saaks kuidagi? See üldiselt on selline, et seda näevad ainult teatud kaamerad. Ma arvan, et... Te tahate öelda, et meie kaamera on kehva või? Jah, ma arvan, et Fuitsus film ei kanna seda tõepoolest välja, sellist aurat. Nojah, küsin siis viimase küsimus, et mis selle ürituse eesmärk siis on? Ära nii lähedata täna film. Eesmärk on näiteks saada televisioon siia ja tutvustada Põltsamaad kogu Eestimaale. Ja samas on, ma arvan, meil ka just selline hea võimalus nüüd ütelda, et Põltsamaa on Eesti keskpunkt ja kui siia tulevad palju noori kokku, siis siin toimub midagi väga erilist.
sest alati keskpunktis toimub midagi väga tõsist ja väga erilist. Ja kui nüüd me päris niimoodi vaatame seda Eestimaad nii kokkuvõttes, siis ega siit kuhugi kaugemale enam minna ei ole. Ja alati olete tere tulnud siia ja muidugi. Ja kas see? Ei, teate, kõige huvitavam asi on selles, et Jumal on siin. Ma olen sõnatu. Ma arvangi jah, ega siin midagi rohkem ütlema ei peagi, sellepärast, et see on maksimum. Aitäh teile intervjuu eest, oleme tänulikud.